Selver esitleb E-piim ja Preemia toetavad Grillfestile sööma. Tere tulemast vaatama juunikuu telesaadet Sööma, mis sel korral on pühendatud legendaarsele toidufestivalile Grillfest ning tutvustab teile Pärnu kõige maitsvamaid grilliroogasid. Maitsvat vaatamist! Must riietus tänasel päeval ei ole juhuslik valik. Tavaliselt on ikka nii olnud, et kui me siin nädal enne suure Grillfesti paigaldust Vallikäru aasal alustame festivali ülespanekuga, siis on ikka pidulikud kamajoomised, siin valged särgid ja kõik lokid ja lipsud lehvivad tuules, aga täna on musta särgi päev. Ja kes oleks võinud aasta tagasi seda õudust ja õudu ette kujutada, mis kogu maailmale ja Eesti rahvale on osaks saanud ja nüüd on siis asjad sealmaal, et kindel on, et suur Grillfest toimub siin Pärnus Vallikäru aasal täpselt aasta pärast, nii et täna me kahjuks paigaldust alustada ei saa ja käime mõõdame siin niisama maad ja meenutame kauneid häid aegu. Kuigi täna on õhkond selline kurvavõitu, siis eelnevatel aastatel, mida on olnud kokku 19, on ju ikka nalja ja naeru ka olnud. On nalja ja naeru on olnud üle kogu riigi ja jätkunud välismaale ja kaugemalegi. Ja loodame, et 19 järgneb ikkagi number 20 järgmisel aastal, suur juubelipidu on tulemas. Ja me tegelikult ikkagi sellel aastal, et Grillfesti lippu kõrgel hoida, siis 4. juulil siin samas Pärnus Vallikäru aasal Viikingi taastusravikeskuse esisel alal teeme Eesti meistrivõistlused grillimises Grillfest. Nii et me grillilippu ikka hoiame kõrgel, aga seda suurt ja vägevat festivali kahjuks olude sunnil see aasta korraldada ei ole võimalik. Meie kui korraldajad, nagu te näete, oleme valmis, aga midagi ei ole teha. Nii on. Grillfesti idee 20 aastat tagasi. Milline see oli? Grillfesti saamislugu ise on väga lihtne. Sündis autos 2 esimese istme peale, mina olin roolis, Tiitre võistlus kõrval. Mõtlesime, et teeks grillipeo, teeks Sammulist, teeks Viljandi järve ääres. See oli ilus koht, see jäi kohe väikeseks, siis tuli punti suur ja tuntud grillimeister Sam. Idee kasvas, nii et 99. aastal Haapsalus Paraleparannas jaanipäeval maailma suurim jaanituli oli siis selle esimese Grillfesti nimi. Saigi teoks ja täna siin Pärnus Vallikäru aasal me oleksime sel nädalal tähistanud 20. toimumiskorda, aga nüüd siis täpselt seesama suur vägev juubelipidu juba siin samas aasta pärast. No nii, ja mina ka, vana Grillfesti hunt, nagu ma olen täna mustas, kutsun teid koos Aurisega vaatama üle Grillfestide kõige naljakamaid, kõige maitsvamaid ja kõige toredamaid lugusid läbi aegade. Lähme grillima. Mätas ei ole veel haljendama löönudki, kui juba tehakse plaane jaanipäeva pidamiseks. Nimelt kavatsetakse Haapsallu Paraleparanda jaanipäeval püstitada maailma kõrgeim jaanituli. Samal ajal toimub Haapsalus ka rahvusvaheline grillfestival, kuhu tule abil siis loodetakse meelitada mitukümmend tuhat inimest. 2 päevaks oodatakse Haapsallu Paraleparanda umbes 35 000 inimest. Grillimisvõistlusest osavõtjail tuleb 2 päeva jooksul grillida vähemalt 15 kilogrammi liha. Oma ala spetsialistidest koosnev žürii hindab lisaks maitsele ka serveerimist ja võistkonna üldist esitlemiskunsti. Eesti inimene on juba täna hea grillija, aga kindlasti pärast jaanipäeva on ta tunduvalt parem. Mida? Kavatsid jaanilaupäeval kodus istuda? Selge, ei ole eestlane. Jaanilaupäeval algab Grillfest. Lihameistritele see on kõvadest. Osa võtavad kõik Läänemeremaa. 2 päeva järjest pidu panna sõber saab. Guinessi rekordid Grillfest
üritab. Maailma suurima jaanitule püstitab. Orkestrid meil on parimatest parimad. Teie lõbuks hommikuni mängivad. Tere tulemas sõbrad grillfestile. Maailma suurimale jaanitulele. Kus Säm ja teised kokad võidu grillivad. Ansamblid järjest mitu päeva mängivad. Kaitsken mu härra, ma torkan nüüd vardasse nagu sea. Härrased, siga on juba vardas. Tere tulemast Saue mõisa. Grillfest Manor Special, 9. Euroopa barbecue meistrivõistlused 28. ja 29. mail Saue mõisas. Kuula 2 ja võida pidusöök Euroopa parimate kokkade võistluslauas. Jaanitulele. Sa võtta kaasa kas või kogu perekond. See sellist pidu peetakse vaid aastas kord. See sellist pidu peetakse vaid aastas kord. Tere tulemas sõbrad grillfestile. Pärnul on siiralt hea meel, et üks tuntud ja tunnustatud kaubamärke koos kõige sinna juurde kuuluvaga Grillfest Heatoidufestival on Pärnus tagasi. Et see on üks asju, mille eest me oleme saanud väga palju märkusi 2-3 aasta eest, et terve rida tuntud ja tunnustatud kultuuriüritusi Pärnust olid vahepeal lahkunud. Ja tegelikult ma söandan öelda, et tänaseks on nad praktiliselt kõik tagasi tulnud ja Grillfest oli võib-olla üks viimaseid nende hulgas, kelle usalduse võitmiseks meil läks natukene mõnevõrra kauem aega, aga mul on siiralt hea meel, et tänaseks päevaks me oleme kokkulepet sõlminud ja mis on eriti oluline minu jaoks see, et tegemist on tõepoolest juba olulise sellise rõhuasetuse muutusega, et mitte lihtsalt grillimine, mis on iga selline lemmiktegevus suvel, vaid tegemist on ikkagi heatoidufestivaliga hoopis sellise laiema tähenduse andmisega sellele festivalile. Ja teisest küljest on seal terve rida võistlusega noortele välja pakutud ja kolmandaks käisin ka Türil vaatamas sel aastal seda Grillfesti ja seal oli tõepoolest minu jaoks uskumatult palju rahvast, nii et see on märk sellest, et see on ka rahva hulgas ja see ongi kõige olulisem oodatud ja tunnustatud üritus ja mul on hea meel, et sellega me saame alustada Pärnus suve veelgi varem, kui me seda sel aastal tegime, vähemalt nädala-paari jagu. Ehk siinkohal saan öelda, et suvi Pärnus hakkab järgmisel aastal vähemalt 8. juunil, kui on Grillfesti avapäev ja kõik pärnakad, kõik külalised on väga oodatud. Ma usun, et see Pärnu
selline laiem miljöö, mida Pärnu linna ja looduskeskkonnana pakub, on tõepoolest üks kadestamisväärsemaid ja justkui rosinaks selle peal on Grillfest Pärnus, nii et tere tulemast kõik! Olulisem lookas lihalet, mingit rikkust me ei vaja meie. Käes on juunikuu ning alanud on Grillfest. Enne saate vaatamist tuletan teile meelde, et Grillfest on nauding, mis tekitab sõltuvust. See on ainus uus, kus lihahimu pole mingi pat. Meie pühamus võib laulda, teha palju muusikat. Palverännak toimub suvel grillifestivalile. Seal on usuhullud koos tulnud söögipalvele. Grilliliha või ka kala, keegi sind ei nahuta. Eesti mees ja Eesti siga, kes neid jõuaks lahuta. Mingit rikkust me ei vaja, meie ahjus on punane kuld. Anna ainult tuld. Pühakud on sool ja pipar, eluveeks on marinaad. Grillidest on pidu rõivas, kui on käimas me paraad. Pühas kokaraamatus on kirjas meie elutõed, kuidas grillida ja chillida ja valmis panna sööd. Mingit rikkust me ei vaja, meie ahjus on punane kuld. Anna ainult tuld, anna ainult tuld, anna ainult tuld. Anna ainult tuld. Anna ainult tuld. Mõned mälestused ei kustu vist kunagi, aga nüüd on aeg minna reklaamipausile ja kui tagasi tuleme, siis on teil võimalus tutvuda Pärnu kõige maitsvamate grilliroogadega. Selver esitleb E-piim ja Preemia toetavad Grillfestile sööma. Selver esitleb E-piim ja Preemia toetavad Grillfestile sööma. Mulle tundub, et ka linnapea on inimene, et on saanud siin lipsu kaelast ära ja isiklikult tulnud siia grillima. Ja lipsu asemel on nüüd vägev põll ja tõesti me oleme siin võistlemas. Tegelikult minu jaoks on see teine kord juba, et 2017 üritasime ka ja see olime esimese 20 seast, nii et loodame, et see aasta läheb paremini. Kuidas sulle tundub, et teine päev on käimas, et kas on korda läinud üritus? Ma arvan, kindlasti on korda läinud, et iga aasta on minu meelest järjest parem. Ilmaga on ka vedanud, nii nagu eelmine aasta oli, ka see aasta oli super ilm ja päike paistab. Kuigi jah, vahepeal on liiga palav ja vahepeal tuleb ka äikest, aga see ongi selline veidi jahutav ja näha neid inimesi, kes siin nii linnakodanikke kui külalisi, et väga palju on mul oma tuttavadki siin Võrumaalt ja Tartumaalt, kes on Tallinnas siia tulnud ja naudivad seda melu ja seda toitu kiidavad igatahes, et kindlasti tahavad tagasi tulla ja mul on hea meel neile öelda, et 20. kord on jälle Pärnus, et tulge järgmine aasta jälle. No meie kohtume siin täna eriolukorrast tingitud hädaolukorras, sellepärast et 2020 Grillfesti Pärnus ei toimu. Küll aga Pärnusse sõitmiseks on siiski alati põhjust, on mul õigus? No Pärnusse on alati põhjust tulla ja iseenesest jah, ärevad ajad on väga palju häid plaane keeranud pea peale, aga sellest hoolimata on kõik ürituste korraldajad äärmiselt tublid ja
tahavad ka sellel suvel Pärnus pakkuda erinevaid naudinguid, toidunaudinguid, ilusat ilma ja Pärnu on selles mõttes kõigile avatud ja ootab ja võimalusi, kuidas siin aega veeta, on tõesti palju ja erinevaid. Ole hea, kirjelda, milline üks korralik grillipraad sinu meelest välja näeb? Mida see sisaldama peab? No kindlasti suur tükk liha, see võib olla ka kondiga liha ja väga hea kaste sinna kõrvale. Kõik muu on juba selline maitse küsimus, et kas mingit rohelist, aga kindlasti liha ja hea kaste, see on hea grilli saladus. No nii, aga lähme vaatame, kas Pärnul on pakkuda linnapea maitsele sobivaid roogasid. Gruusia restoran Pärnus asub kesklinnas, Kuninga tänava 36. Sissepääs on Hommiku tänaval, et Kuninga tänava poolt on keeruline seda ust leida. Ja täna me grillisime sealiha šašlõkki ja see gruusiapärane nimi on tsavadi. See on ka meil menüüs. Paljud road ongi meil menüüs täpselt Gruusia nimede järgi. Peakokk ütles, nii on, vastu vaidlemist ei salli ja nii me panimegi kirja. Meie peakokk tuli Gruusiast ja on siiamaani siin olnud, see oli siis aastal 2011 märtsis, kui me ta kutsusime siia. Kuna me tõime Pärnusse pisut Gruusiat, siis ei peagi enam Gruusias sõitma, vaid saate ise kohale tulla Pärnusse. Oleme Villa Vessetis, Pärnu rannarajooni kõige ilusama terrassiga restoranis. Ja meie selle suve hitroog on Liivimaa lihaveise grillitud flanksteak koos Türgi jubadega ja värske kartuliga. Samuti on selle juures saatjaks piprakaste. Samuti on meil täiesti uus menüü. Sealt leiab igaüks enda maitsele midagi. Tulge kindlasti proovima. Oleme hetkel Pärnu südalinnas, Hospitali tänavas Passion Cafees. Meie hubases kohvikus on siis võimalik istuda raudtida toite sees ja samuti on ka päikeseküllane väliterrass. Selle aasta hitiks on anguspihviga grillburger ja teatavasti on burger tänavatoit, mida siis süüakse käe vahel ehk siis friikartulitega, aga kuna elu on edasi läinud, siis on meil variant ka ainult toorsalatiga ehk et siis inimene saab ise valida, kas ta sööb seda burgerit koos friikartulitega või värske salatiga. Need inimesed, kes ei ole tänavatoidu austajad, leiavad meie pikast menüüst ka väga palju salateid, maitsvaid suppe ja ka loomulikult praade. Olete tere tulnud! Kohvik restoran Piparmint asub Pärnus rannarajoonis väikesel kõrvaltänaval Papi tänav 13. Pakume teile taimetoitlaste suvelemmikut, portobello seent, hernepüreega ja mangokaste.
meil on uus suvemenüü, seal jagub toitu mitte ainult taimetoitlastele, vaid kõigile, seega tulge sööma. Oleme tulnud täna restorani Noot, kus on meil siis uus suvine menüü. Kõik toorained tulevad, enamus toorained tulevad siis grilli pealt otse kuumadelt sütelt. Mina valmistasin täna siis traditsioonilise Hasselbacki kartuli. Peale panin värsket tilli, kõrvale siis suur põrsa tomahawk, mis on viski marinaadis, maguse viski gleisiga ja kõrvale mõnusalt suvine värske salat, kus on siis ise valmistatud roheline õli, kirstomatid, natukene granaatõunaseemneid ja kõrvale on kastmeks siis Noodi köögis valmistatud seene trühvli ketšup. Oleme Pärnus Bum Bum Pubis. Tegemist on 90-ndate stiilis pubiga. Nädalavahetuseti on meil siin ka live-esinejad. Üleüldiselt maitseid on meil seinast seina, on ka kergemad salatid, seesarisalat, lihasalat ja nii edasi. Või siis ka suuremad praed on meil, kaladest on lõhe, on koha, on seasnitsel või siis firma praad näiteks, mis on praegu kõige paremini minev kaup, mis koosneb siis seasisefileest, mille peal on juustu-küüslaugu kate, sinna kõrvale käib ka veel salat, vastavalt kliendi soovile kaste, lisand. Tehtud on ta siis alguses grilli peal, pruunistame 1,5 minutit umbes, seejärel paneme ahju, kuni tekib sinna mõnus kuldpruun kate peale. Ja ootame teid kõiki külla. Pärnu jahtklubi selle suve hitt-roog on barbecue ribi, mida me suitsetame selles samas ahjus siin koha peal ja selle juurde serveerime värske lecho ja steakhouse friikartulid. Igal hommikul tuleme tööle, paneme 9-st suitsuahju tööle, maitsestame ribi köögis ära ja paneme suitsuahju, küpseb seal kuni 2 tundi, saab madalal temperatuuril õrna suitsu, lepasuitsu ja siis võtame välja ja ennem kliendile serveerimist järel küpsetame ta ja mopime balsamico ja barbecue kasmega üle. Teab siuke mõnus läikiv. Ja see on raudselt selle suve hitt-roog. Kindlasti tulge sööma. Sel aastal küll grillfest ei toimu, aga nagu te mu selja taga näete, siis Auris Rätsep ei anna alla. Kohtume järgmisel aastal 2021 20. grillfestil. Kõike kaunist! No kus sa nüüd lähed, Auris?